Oleme siis Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses ja alustame Kõrvemaal matka. Väga joont mööda me ei liigu. Meil on mingid mõtted, kus kohast läbi liikuda. Ööbime Venemäe telkimisala, see on kindel koht, kuhu meil on juba enamik asjad on ära veetud. Mihkel veel mitte, tema asjad jaotame laiali ja siis saab matka alata, et esimene päev tuleb kuskil võib-olla 15 kilomeetrit, kui mitte rohkem. Teine päev natuke lühem, oluliselt lühem. Käiks selle mäe peal ära. Ma ei tea, kas keegi teab sellist mäge nagu Maasikamägi või selline, see on hästi äge mägi tegelikult. Et käiks selle ära ja siis vaataks neid järvi siin ja siit poolt, siis hakkaks üles poole tulema. Kas mingid pastakat on? Pastaks on. Aga mis sa seal pastakaga teed? Pärast joonistad. Ei, seda võid pärast ära visata, ega midagi hullu ei ole. Aga ma ei tea, kus me lähme. Nojah, siis me hakkame lihtsalt minema, vaatame, kus maastikud läbi saame. Ja kui on, ütleme juba väga vesis, siis lähme vaatame kuskil maal. Ei saa üle Emajõest, hüva nõunud kallist tõest. Nii väike ojake ees. Mine allapoole, veel allapoole. Sa võid isegi toetada niimoodi, et paned käe vastu puud. Sa võid mulle käe anda. Seal veel on. Selle mõtte peale. Nii. Ops, väga hea. Kuhu poole Ameerika jääb? No, ma ei tea, kui lääne poolt on ikka lähemal. Aga siin lähedal kohe ei ole midagi. Ma võtan küll täitsa teha. Ei, see parv on ka nii kõrge. Täna on vesiroos hästi palju, terve järv on täis. No nüüd on plaan niimoodi, et tegelikult endisest tipibaasist teevad need vähed. Et siia mäkke tuleb vist kolm korda tuleb rada üles. Siin on täiesti korralikud, põhimõtteliselt Eesti meistrivõistlusi teha vist. Natukene sotsiopaadid on ajahid. Ta ei vasta muidu vajalikele nõuetele. Jah. Sa võid ju maala piltlikult heinamaal ka panna, eks, kus on võimalust lauge või raba peal. Et näed, matka- ja suusakeskus, siit alustasime, tulime siit alla läbi rabade, siit ei tulnud rappa, siit tulime nende küngaste pealt. Käisime siin Linnajärves, mõned käisid suplemas, nüüd oleme Pugimäe peal ja edasi lähme Ännijärve äärde ja õhtuks peame jõudma Venemäele. Kus on meil juba autoga veetud kohale kõik need telgid ja muud asjad. Jah, magamisvarustus on seal. Aga minna on palju, kui võtta, et siit me oleme sellise osa tulnud ja nüüd tagasi on 2 sellist osa. No ikka jätkub. Aga ma arvan, et see, mis on nagu kõrgem või selline ronimine nii-öelda, see on siin pigem siin pool ära. Seda küll, jah. Et siin on ägedamad. Me on 2 tundi kõndinud. Jah, aega meil on. Ekspeditsioon läbi Võsa. Leidsime raja üles. See on rada. Meie rada ei lähe mitte siit, vaid siit. Ja, see on rada. Lõunapaus, teeme endale süüa, kes mis tahes põletiga. Tactical food packid kaasas meile antud matkaspordi poolt, suur aitäh matkaspordile. Nii et väga vingi. Meil on umbes pool vast kõnditud, võib-olla mitte päris pool, aga ligikaudu pool. Vahest põleb ära, ta ongi vaata. Klaasriie, Harakaraba, Abrakadabra.
Need peaks punaseks minema tooredel, vaata. Punkt 42 on ka kuskil siin. Jah, pärast on siin seda tehes. Seda töötsen ole. Siis ujun sinna. Jaa. Tal on küll. Pinnakihad piisavad hästi soe, aga nii kui jalad sügaval lasta. Let's go. Sul ka õgivad. Ei tea nagu, kurat. Okei. Kes õgivad? Parmud. No nii. On tõesti tule. Kelle sa kohale meelitad nüüd? Võt siin sügav piisab. Peakat hüppa. Ei peakat ma hüppagi, aga... Võta algul nagu hinge kinni tead. Ei ole harjunud. See on meil viimane ujumiskoht või? Ei ole. Meil on umbes 4 järve veel. Ei no, sõltub nii palju, kui me ise tahame käia. Me võime neid rohkem leida. Siin kandis on millalgi põleng olnud. Peale lasta. Siin tuleb rästikute jaoks ka silma vahtmeeda. No jah, võimalik, aga kuidas nii metsas. Et taga on korralikud vihmapilved ja nendega võidu joostes me võime selle võidujooksu võita ja telgid püsti panna, enne kui vihm hakkab sadama. Aga see eeldab, et me hakkame kohe edasi liikuma, mitte jää paigale pikaks ajaks puhkama. Paar kilomeetrit veel. Ja oleme Venemaa telkimisalal, et oleme kõik need telgid üles pannud ja kellel ka hämmok, põrkiik. Ja lähme vaatame ülesse torni, enne kui torm tuleb. Et mis vaade siia ümbruskonnale on sealt tornist. Tornist avaneb selline vaade. Minu telgik ja seal. Seal näeb küll sedamoodi välja, et sealt vajab vihma juba alla sealt tagapool. Tekkis mõte kukeseentega panna grillvorsti juurde, siis sinna rasva läheb sinna alla ja siis saab mingisugust huvitavat rooga, kukeseene grillvorsti roog. Juhtus esimene tõeline suurem õnnetus siin. Lükkasin liiga hooga, nii et pott lendas kummuli. Tule, kõdi. Ei tule. Mis ma teen suga? Ma ei taha sind katki tõmmata. No tule. No nii. Nii tugevasti hoiab kinni. Kuule, vaatad sa mu jopetare lõhu niimoodi. See oleks reklaam. Ma hakkan juba ussidega rääkima appi. Vammustab. Ei, ründab. Kust paast ta tuli? Tahab tõesti rünnata. Aga siit pealt tuled siit selga ja siis... Nii tugevasti hoiab kinni. See on see raag ritsikas või mitte ritsikas või noh, mitte ritsikas. Mine, kus su kodu on. Iganes see nii. Koer tahab Sellepärast meil siukene imeline maa. siin on ka kukesened, mis ma korjasin. Kui hirmsasti ei ole nagu huvi ka tundnud, et Süda Legrand on siis väga... ta peaks kuidagi lähemale seisma, et nagu näha ka alles. See on duell aumeeste asi. Matkaduell. Nii, Mustjärve ääres. Kahjuks väga ilus järv vesiroosidega. Sul on jalad põhjas või?
see on sama mugav kui need matkakepid ja see ei maksa mitte midagi. jah, täpselt. Vene järv, väga korralikult suur. Vedelit ei olegi või? Suur järv. Vedelit ei ole, aga ma nägin, et seal oli palk. Tulge ka. Siuke vesisem ala. Seisame siin järjekorras. Ma ei tea. Väike tõusuke. Mäest üles. Korralik tõus mäest üles. Jah, väike unikene siin tehtud. Väike lõkkes, ämbliku võrk. Ämblik on ka või? Ja mingi hiigelämblik. See on äge. Vau, ja parasjagu seal toimetab. Oi, kukkus maha, tal kukkus saak maha. See oli küll, see oli nagu päeva fail, ma arvan tema. Üli suur ämblik. Üli mega giga suur. Raske fookusesse saada niimoodi, aga see on tõesti väga suur ämblik. Jah, paistab, et surnud. Võigata, aga no me vist kaotame rohkem kui võidame. Siit niimoodi. Panna talu on siin. Ühesõnaga siit. Nii, olemegi tagasi jõudnud meie alguspunkti, kus me pihta hakkasime. Ja nüüd, kus matk on läbi, hakkas kõvasti sadama. Terve matka jooksul ei olnud sisuliselt üldse vihma.